doktor Noorman, meie doktor Noorman. Noh, ravimine, arst, arstikultuur, meditsiin, ajurveeda, kogu aeg käib üks ravimine. Või no mitte ainult ravimine, kogu aeg on vaja, isegi sünnitusel on vaja, eks ju, arsti või sünnitusabi või. Et võib vaadata siis neid arsti nagu aspekti mitmel tasemel, et üks on see, et noh, füüsiline keha, noh, öeldakse, et ajurveedas üldse on põhiliselt ajurveeda on profülaktika, kuidas elada tervislikult, siis ei pea arsti juurde minema või siis ütleme, ajurveeda arst oli üldse selline, et mul üks tuttav, noh, ma ei hakka nime ütlema, tuntud Hiina arst, tema ka, et kui klient tuleb ja küsib, kuidas klient elab ja siis kui klient ütleb, ma seal söön seda, noh, siis kõik on nagu ebatervislik söök ja jook, siis arst ütleb, et ma ravin sind küll, aga kui sa need oma halvad harjumused ära lõpetad, muidu on see sinu ja minu aja raiskamine ja raha raiskamine, eks ju. Et õige arst siis distsiplineerib, üks pühendunud oli ka, ta oli homopaatiaarst, tema ka, kui sa ikkagi kannatav klient käis läbi tal seal kõik protseduurid, siis tuli välja seal veeda pühakirjad käes, muusika mängis kogu aeg vaimne ja noh, inimene on väga alandlik, kui ta haige on, eks ta on valmis kõike tegema. Et see ravimine on üks ta algne arst, algne Tanvantar, üks jumala kehastusi, kes tuli, andis siis Amrita, noh, selles mõttes surematuse nektari, et kõik taimed, noh, kõik elemendid omavad mingit energeetikat, kui nad õieti kasutada, siis ta omab teatud toimet. Ja seal on nagu Shakti ja vägi taga. Ja ma isegi tuleb meelde pilte, et seal oli Kreeka pähkel nagu ajud, et siis võtab ajusid isegi puuviljade või üldse fruktide osad kujud on kehaorganitega nagu sarnased. Noh, nii ja naa, pikk teema, kõik see ajurveeda seal, meil on seal, kuidas see maa, õhk, tuli, vesi, kuidas seal piita, vaata, kapha ja noh, erinevad kultuurid, kuidas siis praanad ja naadid ja need kanalid ja tšakrad ja marmad ja see füüsiline keha, et noh, päris see mehaanika on päris keeruline. Teadlased siiamaani seal, neuroloogid seal aju uurivad ja õpivad seda mikrokosmost tundma, nii makrokosmost kui mikrokosmost. Aga siis selle jutu point on see, et käivad ka teised ravijad meie keskel. Et üks on okei, et lahendame need kehalised probleemid, üldse kõik eluprobleemid on võimalik lahendada, on iga spetsialistid, koolitajad. Aga on olemas arstid, kes räägivad, kuidas lahendada surmaprobleemi. Noh, surm tuleb kõigile, kõik on võrdsed. Aga mõtlen, et teaduses, et saada aru, et sa oled igavene hing ja juba selles kehas elada igaveste looduste armastuse seaduse järgi, jumala seaduste järgi. Ja nii, et sa kasutad seda keha kui austuse ja armastusega, kui instrumenti, kui jantrat sanskriti keeles. Ja hoolitsed ta eest ja kõik ja nii ja naa, aga see eesmärk on siis noh, hingeliselt see tingimusteta armastus kõikide ja kõige kõrgema suhtes, et see kunst nagu. Ja neid arste on nagu vähe või inimesed on ka pettunud, paljud ennast nende arstide pähe näitavad, et noh, kuurud, eks ju, no õppida on kõikidelt kogu aeg, igal levelil, kas koer pissib jala peale või öeldakse, esimene õpetaja on ema ja õpetaja kategooriad, aga kui me võtame täna arsti kategooriad, siis noh, me oleme nagu kõik, et noh, miks on vaja palju templeid, tempel ongi see, kes lahendab selle igavesed probleemid ära. Et see on nagu haigla, kus me saame innustust ja minu õpetaja õpetades ka, et tempel on selleks, et me õpiksime kodus teha templi. Igas kodus on nagu tempel, eks ju, vaimsust, altar, eks ju, teed seda vaimset praktikat, pühitsed toitu, isegi argipäeva tegevused saab ühendada siis juktavaraga printsiibil, materiaalsed tegevused vaimsetel igavestel eesmärkidel. Et siis tõeline arst on see, kes sind sünnisurma tsüklist välja vaikselt juhatab samm-sammult. Ja see on nagu põhiprobleem, mida materiaalne maailm, ükskõik kui kõva sinna on arst või teadlane või spetsialist või koolitaja, aga ta neid põhihingelisi probleeme ei lahenda. Et ainult kas kehalisi või siis peenkehalisi probleeme meil, ütleme 24/7 siin igal tasemel teadlased ja ülikoolid ja antakse akadeemilisi teadmisi, mis on väga tähtis kõik. Ja neid lahendatakse, aga kõige sügavamat probleemi lahendab ikkagi tõstab sind surmasünni tsüklist ja sellest mateeriaga samastamise käsitlusest vaikselt läbi individuaalse lähenemise, vaadates, mis omadustega, mis teadusega sa oled ja mis annetega kuidagi need ühendada. Nii et sa tuled siis arstitädi, heade eeskujude, vaimsete õpetajate ja siis tõeliste vaimsete liidrite, kes
saavad vähemalt teoorias aru ja oma praktikas näitavad meile, mis tähendab siis ajutisuse igavik ja Jumal ja Jumala aspekt ja hing ja peenkeha ja füüsiline keha. Vot need arstid on nagu kõige väärtuslikumad ja kõige tähtsamad, sest teised probleemid, isegi kui sa kõik lahendad, siis tuleb ikkagi suurima saad uue keha, seal on täpselt samamoodi kõik need samad probleemid tulevad jälle. Kehalised probleemid, mõistuse probleemid, kliimaprobleemid, probleemid teiste elusolenditega ja nii edasi.